Tere! Mina olen Martin ja ma olen geoloog. Täna ma tahan teid kutsuda ekskursioonile läbi Eestimaa 2 miljardi aasta pikkuse geoloogilise ajaloo. Me teame, et Eestimaa ei ole asunud alati siin, kus me praegu oleme. See Baltika kontinendi osa, mille juurde me kuulume, on läbi teinud pika teekonna lõunapoolkeralt põhjapoolkerale. Aga mitte ainult Eestimaa pole liikunud, vaid kõik kontinendid, mered, ookeanid, kõik on pidevas laamtektoonilises liikumises. Ja seda ka praegu. Enam kui 1,5 miljardit aastat tagasi settisid tollastes meredes setted, purskasid vulkaanid, toimusid maavärinad ning kõige lõpuks kurrutati meie ala kokku kõrgeteks mägedeks. Nende mägede jäänukeid me kahjuks Eestimaal ei näe. See kristallsete kivimite osa on meil kõikjal kaetud hilisemate settekivimitega. Õnneks on meil siiski teadmisi nendest kristallsetest kivimitest. Seda tänu geoloogilisele puurimisele ja saadud puursüdamike uurimisele. Eesti Geoloogiateenistuse Arvavere teaduskeskuses on hoiul kristallsete kivimite puursüdamike enam kui 300 puuraugust. Enamus meie kristallse aluskorra kivimitest on tekkinud intensiivse mäetekke ehk Svekofeni orogeneesi käigus, kui Eesti aladel kujunes Alpide või Himaalaja tüüpi mäestik. Need kivimid on läbi teinud ka tugeva moondeprotsessi. See tähendab, et kõrgete rõhkude ja temperatuuri tingimustes on need kivimid ümber kristalliseerunud. Moonde tulemusena on tekkinud näiteks gneisid. Siin on näide heledast gneisist, mis on tekkinud näiteks liivakate settekivimite või graniitide ümber kristalliseerumisel. Gneissi on lihtne ära tunda, sest see on selline kihiline, siiruviiruline kivim. See tumekivim on aga hoopis amfipoliit, mis on tekkinud näiteks saavikivimite või kabrode või basaltide ümber kristalliseerumisel. Väiksem osa Eesti aluskorra kivimitest ei ole moonet läbi teinud. Seda seepärast, et need kivimid on tekkinud ajal, mil mäeteke protsess oli meie aladel juba lõppenud. Näiteks rabakivi graniit. Kuigi rabakivi võib leida meil ka sügavalt maapõuest, siis rohkem teame me neid rändrahnudena, mis on siia toodud liustike poolt Soomest. Oleme meie aluskorrast leidnud ka mitmete metallide ning samuti väärismetallide esinemise ilminguid. Juba ligi 100 aastat on teada Jõhvi piirkondas magnetitgneisid, see on ehtne rauamaak. See on lausa nii magnetiline, et paneb maapinnal kompassi vale suunda näitama. Lisaks ammu teada rauamaagile võib meie kristallsetest kivimitest leida ka teisi metalle, näiteks plii, tsink, vask ja nikkel. Samuti on teada kivimeid, mis sisaldavad grafiiti. Tänapäeva uuringud on näidanud, et ka kuld ja hõbe ei ole meie aluskorra kivimitest tundmatud ning ka Jõhvi rauamaagiga on seotud väheses koguses kulla ja hõbeda ilminguid. Kui vaatame Eesti ala geoloogilist läbilõiget, siis kristallsed proterosoikumi iooni moonde- ja magmakivimid moodustavad selle alumise osa. 1,5 miljardist aastast nooremate kristallsete kivimite kohta meil informatsiooni ei ole. See on justkui tühik meie geoloogilises ajaraamatus. Kõrge mäeahelik, mis võis olla sarnane praeguste Himaalaja mägedega, kulutati sadade miljonite aastate jooksul tasandikuks, millest meil kivimimaterjali säilinud ei ole. Hämmastav on mõelda, et selle ajaraamatu lünk on ligi 1 miljardi aasta pikkune. Peale Svekofenia mägede tasandikuks kulutamist tungib Eesti aladele meri. See juhtus ligi 600 miljonit aastat tagasi. Meredes settivad mitmesugused setted ja need jätavad geoloogilisse ajaraamatusse settekivimite näol oma jälje. Vanimad settekivimid Eestis on Ediacara ajastu liivakivid ja savid. Eriteralised liivad ja savid settisid madalmerelises keskkonnas umbes 570–540 miljonit aastat tagasi. Kuhjusid jämedateralised rannalähedased liivad, mis hiljem asendusid saviaine settimisega juba sügavamas meres. See andis Eestile tema vanima settelise maavara, kohati kuni 90 meetri paksuseni küündiva savilasundi, mida tunneme Eesti põhjarannikul avaneva kambriumi vanusega sinisavina. Kambriumi kivimid
paljunduvad vaid kitsa ribana Põhja-Eestis. Mujal Eestis on kambriumi settekivimid kaetud hilisemate ajastute settekivimitega. Lisaks heade omadustega plastsele savile pakub kambrium meile ka teise olulise maavara, millest viimasel ajal on taas palju räägitud, nimelt fosforiidi. Kambriumi ajastu lõpus ja ordoviitsiumi ajastu alguses, umbes 485 miljonit aastat tagasi, paiknes Eesti 40-ndatel lõunalaiustel. Tol ajal oli Eesti madal rannikumeri, mis oli mõjutatud ookeani süvahoovustest. Need süvahoovused tõid rannikule palju toitained, mis omakorda põhjustas elu vohamise. Sellises keskkonnas said väga hästi hakkama brachiopoodid ehk käsijalgsed. Käsijalgsed ehitavad oma skeleti kaltsiumfosfaatsest mineraalist nimega apatiit. Näiteks Eesti fosforiit pea täielikult koosnebki just nende käsijalgsete kojapoolmetest. Sarnased protsessid toimuvad tänapäeval näiteks Namiibia ja Peruu rannikutel, kus käib aktiivne fosforiidi teke. Fosfor on aga elus loodusele hädavajalik element, olles DNA, RNA ja teiste biomolekulide koostises. Eestis aga on tõenäoliselt Euroopa suurimad fosforiidivarud, ainuüksi Toolses on 644 miljonit tonni fosforiiti. Eesti Geoloogiateenistus tegelebki praegu aktiivselt fosforiidi uuringutega. Lisaks fosforile on fosforiidis ka palju teisi keemilisi elemente. Osad neist on meile kasulikud, nagu näiteks neodüüm, praseodüüm ja ka teised haruldased muldmetallid. Samas teised on meile kahjulikud, nagu uraan ja kaadmium. Eesti fosforiidis aga on neid kahjulikke elemente suhteliselt vähe. Kui võrrelda maailma keskmistega, on Eesti fosforiidis mitu korda vähem uraani ja lausa mitu suurusjärku vähem kaadmiumi. Põhja-Eestis levib fosforiidi kohal ka teine huvitav kivi nimega graptoliitargiliit. Sel kivimil, mis iseenesest on orgaanika ja metallide rikas savikivim, on läbi aegade olnud erinevaid nimesi, nagu tiktoneemakilt, tiktoneemaargiliit, konnatahvel ja kõige lihtsamalt mustkilt. See kivim sisaldab palju erinevaid metalle nagu molübdeen, tsink, vanaadium ja uraan. Siinkohal võib rääkida ka kolmandast potentsiaalsest maavarast, mis Põhja-Eestis asub graptoliitargiliidi kohal ehk glaukoniit-liivakivi. Oma rohelise värvuse saab see kivim savimineraalist nimega glaukoniit. See savimineraal on kaaliumi ja raua rikas ja võiks olla potentsiaalne toore kaaliumväetistele. Ordoviitsiumi kivimid paljanduvad laialdasel alal Põhja-Eestis. Ordoviitsiumis jätkus Baltika kontinendi liikumine ekvaatori suunas. Ka merekeskkond muutus seetõttu soojemaks ning algas ulatuslik karbonaatsete mudade settimine. Need karbonaatsed setted on praeguste lubjakividega ja tolokivide algmaterjal. Lubjakivi on lausa Eesti rahvuskivi ja seda on juba ajalooliselt laialdaselt kasutatud ehituskivina ja kaltsiumitoormena. Dolomiiti kasutatakse samuti ehituses, aga ka magneesiumitoormena. Ilmselt kõige kuulsam ja ajalooliselt tähtsaim maavara Eestis on põlevkivi ehk kukersiit. See on tekkinud samuti ordoviitsiumi ajastul. Suurel osal Eesti idaosas ulatub põlevkivikihtide paksus 1,5 kuni 2,6 meetrini ning kivimi kütteväärtus on nii suur, et seda oli võimalik kasutada põlevkiviõli tootmiseks ning põletada kateldes elektri tootmise eesmärgil. Eesti on olnud kuulus ka oma põlevkivikeemia produktidega. Siluri ajastul oli Eesti ala jõudnud ekvaatori lähedale niiske troopilise kliimatingimustesse. Meretase siluris kõikus, sügavaveelises keskkonnas settisid savikamad setted. Mereelustik oli sel ajal rikkalik. Meresid asustasid esimesed kalad, korallide kolooniad moodustasid ulatuslikke korallrihve. Siluri kivimid paljanduvad efektselt Saaremaal, moodustades mererannikul mitmeid pankasid, aga ka ulatuslikul osal Kesk-Eestis. Devoni ajastul toimusid Eesti aladel suured keskkonnamuutused. Eesti asus sel ajal ekvaatoril ariidse kliimatingimustes. Meri taandus Eesti alalt ning varem domineerinud karbonaatsete mudade settimine asendus terrigeense
ehk liivaka materjali settimisega. Jõed kandsid liiva ja muid kivimitükke põhja poolt mägede alalt. Devoni kivimid paljanduvad põhiliselt Lõuna-Eestis, moodustades mitmetes jõeorgudes nagu Piusa, Võhandu ja Ahja kauneid liivakivimüüre. Devoni vanusega liivakivi on kasutatud laialdaselt ehitustegevuses ja näiteks Piusa liivakivi on kasutatud isegi klaasi tootmisel. Järgneva umbes 360 miljoni aasta kohta meie geoloogiline ajaraamat kahjuks informatsiooni välja ei anna. Kuna Devonist nooremaid settekivimeid meil säilinud pole, ei ole geoloogidel võimalustki tollaseid keskkonna ja muid tingimusi uurida ja meie esiajalugu kindlaks teha. Alles praegu kestvast Kvaternari ajastust on meil võimalik geoloogilist ajalooraamatut taas lugeda. Kvaternari ajastu algas ligi 2,6 miljonit aastat tagasi. Kvaternari tunnemegi kui jahenemise perioodi, kus jääajad vahelduvad jäävaheaegadega. Kvaternari viimast perioodi, umbes 11,500 aastat, tunneme holotseeni nime all. Holotseen on praegu käimasolev periood ehk praegune jäävaheaeg. Jääaja jooksul põhja suunast peale tunginud mandrijää tõi Eesti territooriumile kaasa nii suuri rändrahne Soomest kui ka peenemaid setteid. Selle tulemusel on meil tekkinud ka mitmeid olulisi ehitusmaavarasid, mida on aastasadade, kui mitte tuhandete jooksul kasutatud. Need on liiv, kruus ja savi. Holotseenis on tekkinud ka turvas. Lisaks kõigele sellele on just jääaja järgne periood kujundanud suure osa Eesti maastikest. Oleme teinud kiire ringi Eestimaa ligi 2 miljardi aasta pikkusele geoloogilisele ajaloole. Meie maal on toimunud väga palju erinevaid geoloogilisi protsesse, alates vulkaanilisest tegevusest, protsessidest meredes ja rannikukeskkondades, kuni jääajani ja sellega seotud protsessideni välja. Aga on ka ajajärke, mille kohta meie teadmised on veel puudulikud. Need on siis eelkõige need ajajärgud, mille kohta meil kivimillist materjali ei ole säilinud. Aga Eestimaa maapõu pakub avastamise rõõmu kindlasti veel aastateks, olgu see seotud maavaradega või ka meie enda koduplaneedi varase ajaloo kohta. Aga sellest kõigest mõni teinekord juba täpsemalt. Kohtumiseni!